ja roheline lipp on tõusnud, mis tähendab seda, et võistlejad saadetakse rajale. Klass Mini 60, 2015. aasta Eesti meistrivõistluste esimene etapp siin Tabasalus ja rajale on läinud number 111 Aleksander Vilajev, number 2 Robin Särg, 6 Rimo Kadapik, 3 Paul Aron, 8 Marko-Andres Muru, 99 Andreas Lootus, 23 Kristoffer Lepaste, 278 Jana-Erika Rallmann, 41 Andreas Aulik, 11 Romet Reisin, 21 Karl-Kenneth Neuhaus, 4 Georg Martin Tintse ja 59 Johan Vain. Finaalsõit 17 ringi. Kui minu käest olev stardijärjestus õige on, siis Georg Martin Tintse on praegu jumalast vale koha peal, aga saame näha. Nüüd on kogunemisring, nüüd peab igaüks oma platsi sisse võtma ja paistabki oi, siin juba läheb puude maade jagamiseks ja selliseks muruniitja tööks ja kas Neuhausil nüüd sureb kart koguni välja või mis? No püüab teda uuesti liikvele saada või ta liigub siiski, aga oi, seda nüüd küll vaja ei olnud. Läks ilmselt oma kohta, õiget kohta sisse võtma ja vähemalt esialgu tundub küll, et ei õnnestu. No tõmmataksegi kart rajalt ära, mitte midagi teha ei ole. Ja start on antud. Vilajev asub kohe võistlejate ringi etteotsa. Teisel kohal on number 6 Rimo Kadapik. Ja ootame ära, kui ring täis saab. Siis on selge pilt, millisel kohal keegi parasjagu on. Üks on selge, Vilajev juhib selle rohelisel number 111 kaardil. Siis Kadapik. Siis tuleb Aron. Aroni järel number 8 Marko-Andres Muru. Muru selja taga number 99 Andreas Lootus ja siis number 2 Robin Särg, nii et stardil üsines Robin Särg väga-väga kaugele langenud, oli ta ju eelfinaali teine ja nüüd seal Andreas Lootuse sabast püüab välja saada, pressib eelviimases kurvis kõrvale Andreas Lootusele Robin Särg ja Särg sellise hea möödasõitjana tuntud on eelmisest hooajastki, nii et ühe koha on nüüd Robin Särg number 2 võitnud. Vilajev jätkuvalt esimene, Rimo Kadapik on teine, kolmas Paul Aron sõidub võistluste kiirema ringi ja nüüd on kolmik on tihedalt koos ja nüüd läheb kohtade vahetuseks seal 4.-5. kohal käib selline kabetamine, aga siiski olukord ei muutu. Püüdis kohta parandada Robin Särg, aga siiski Murust möödasõita ei õnnestunud, nüüd on seal nagu takkes karu tagumikus kinni ka ühtlasi Andreas Lootus seal Robin Särjel, aga Särg otsib eelkõige võimalust saamaks mööda tema ees sõitvast Marko-Andres Murust. Viimasesse kurvi tullakse, nii et Särg saab väga hästi tuulde ja omakorda on väga hästi tuulde saanud Vilajevile Rimo Kadapik. Nii et Vilajev juhib, nüüd läheb Kadapik läheb möödasõidule ja kas läheb ka Särg möödasõidule? Särg möödasõidule ei lähe, Kadapik läks möödasõidule, sõitnud mööda
tulevad kõrvuti välja sealt esimesest kurvist ja Vilajev võtab uuesti koha tagasi. Samal ajal Paul Aron hoiab 3. kohta ja Muru hoiab 4. kohta. 3. ja 4. koha vahel on päris mitu kardipikkust ja nüüd siis läheb väliskurvist, sõidab mööda Rimmo Kadapik Aleksandr Vilajevist ja püüab ka Aron mööda saada. Kadapik on väikse vahe kohe sisse sõitnud. Esimesest kurvist saab väga hästi tuulde Robin Särg. Särg läheb möödasõidule, pressib ennast Muru kõrvale ja ega keegi Muru peale ei lenda. Muru on kardirajal ja kasvav Muru on puutumata kartidest, nii et sai parandas kohta Robin Särg ja saab Murust mööda ka Andreas Lootus parandab positsiooni. Nii et Marko Andreas Muru kukkus 2 kohta, õigemini küll 3 kurviga. Nüüd siis Rimmo Kadapik liidrina tuleb 5. ringilt. Valitsev meister Aleksandr Vilajev tema sabas, siis eelmise aasta 3. Paul Aron. Aroni nimel praegu võistluste kiirem ring ja vaatame, kui Robin Särg on nüüd vabastuse ette saanud. Kas õnnestub tal kinni püüda, igatahes läks just möödasõidumanöörid tegema Andreas Lootus või pigem kattis siis Marko Andreas Muru vastu, võtta nüüd kinni, aga selge on see, et number 2 Särg, Robin Särg on tempot tõstmas ja läheneb ilmselt praegu liidritele. Igatahes vahe on ta sisse sõitnud järgnevatega ja Vilajev on nüüd seal selline roheline vorst nagu sinise võileiva vahel. Esikolmik on väga tihedalt koos. Rimmo Kadapik on praegu esimene, nüüd läheb möödasõidule Paul Aron, pressib kõrvale, pressib mööda. Vilajevist kokkupõrget ei tule ja Kadapik on liider, pärast kurvi tulevad kõrvuti siin, ees on Paul Aron, siis Vilajev. Nüüd see 4. kurv, kas Vilajev proovib kõrvale saada? Võib-olla proovis, aga ei õnnestunud. Ja vaatame, mida ütleb meile stopper, mida teeb taga Robin Särg, igatahes Paul Aron, number 3 on sõitnud võistluste kiirema ringi. Paul Aron, kes on tõusnud siis teiseks, on võistluste kiirema ringi just äsja lõppenud ringil sõitnud ja Rimmo Kadapik, selle võistlusklassi debutant on liidriks tõusnud mõni ring tagasi. Aron teine, siis Vilajev, siis Särg, Lootus, Muru, Ralman, Reising, Lepaste, Tintse, Aulik, Vain, Neuhaus. Ja Neuhaus, nagu nägime, juba kogunemisringis ringil oli sunnitud rajaperve jääma. Aga Vilajev ei ole alla andnud. Istub sabas Paul Aronil väga-väga tihedalt ja mida teeb meil siis Robin Särg, sõitis äsja oma kiirema ringi, oli 0,7 sekundit kiirem kui näiteks Vilajev eelmisel ringil. Nii et selles mõttes paistab küll, et on püüdmas liidreid, kui 8. ring lõpeb ja kohe jääb 7 ringi finaalsõidu lõpuni. Robin Särg sõidab oma kiirema ringi, aga ka liidrid tõstsid tempot, nii et sellel ringil vahe ei vähenenud. Esikolmik on suht võrdsete vahedega, aga Andreas Lootuse sabas on tihedalt nüüd number 8 Marko Andreas Muru. Andreas Lootus siis number 99 on 5. positsioonil. Ja seal tagapool ka käib armutu heitlus kohtade pärast. Number 278 Jaan-Erika Ralman on 7, 8, number 11 Roomet Reisin, 9, number 23 Kristoffer Lepaste, 10, number 4 Georg Martin Tintse. Ja nüüd Paul Aron ei lähe, vaatasin, et läheb juba vidurdus maal päris kõrval, aga siiski mitte. On jätkuvalt Rimmo Kadapik, liider. Ja esikolmik jälle tihedalt koos. 10. ring käib. 7,5 ringi jääb finaalsõidu lõpuni klassis mini 60. Ja nüüd kas näeme liidrivahetust, esialgu mitte. Kadapik on ees, tema taga Aron. Nii, Aron nüüd esimesse kurvi pidurdusel. Pressib ennast kõrvale number 3. Sai ka mööda ja kas saab ka Vilajev mööda. Vilajev otsib ka oma võimalust, pressib omakorda Kadapiku kõrvale. Kokkupõrget ei toimu, sõidavad kahekesti sõbralikult kõrvut ja Vilajev tõuseb teiseks. Aleksandr Vilajev pani majast ennast vторое место. Rimmo Kadapik tempos järgi ei anna, aga
Robin Särg on ähvardavalt lähedale neile jõudnud pärast neid kolmevõitlusi, peaks ütlema. Ja eelmisel ringil oli Robin Särg 0,2 sekundit kiirem kui eessõitjad. Nüüd siis 11. ring lõpeb, 6 ringi jääb lõpuni. Läheb Rimmo Kadapik möödasõidule Viljajevist, saab mööda, mida teeb Viljajev teises kurvis pidurdusmaa peal. Viljajev läheb omakorda pidurdusmaa peal kõrvale. Selline kaardipaki segamine käib ja Robin Särg on tulnud justkui tühjast esikolmiku tagant poodiumi heitlusesse ja miks mitte ka etapi võiduheitlusesse, nii et Robin Särg number 2 on seal 4. kohal praegu Tatjana Rimmo Kadapiku kaardi kaitserauas kinni. Ja päris taga käib seal ka armutu heitlus positsioonidele, aga keskendume praegu neile, kes ees on saanud sellise kerge edu praegu Paul Aron. Tema väga muretsema ei pea muu pärast, kui ainult et tempot säilitada. Ja nüüd siis haukab üks võistkatest natukene tolmu sealt raja kõrvalt. Viljajev on teine, siis tuleb Kadapik, siis Särg ja ei lähe, keegi ei lähe möödasõidule. Paul Aron võttis natukene rahulikult seda teist kurvi ja Viljajev sai talle väga hästi sappa. Nüüd Särg, kas läheb? Ei. Tundus, et 4. kurvis Särg proovib mööda sõita, aga sai Kadapik päris hea kiirenduse sealt 4. kurvist välja, nüüd 5. on läbitud. Eelviimane kurv, 13. ring lõpeb. Kohe jääb 4 ringi finaalsõidu lõpuni. Paul Aron, eelmise hooaja selle klassi 3. mees, katab praegu valitseva meistri Viljajevi 111 vastu. Ja Viljajev nüüd teise kurvi minnes pidurduse maa peal, proovib kõrval saada, ei õnnestu, väike selline toksamine vastastikku käib ja nüüd 3 kaarti kõrvuti peaaegu. No ei saa. Keegi neist ei saa kaaskonkurendist mööda, kuigi tahtmine on kõva. Ja nelik on põhimõtteliselt ikkagi üsna tihedalt koos ja nende taga siis on tandem Andreas Lootus, Marko Andreas Muru võitlemas 5.–6. kohale. 14. ring lõpeb, kohe jääb 3 ringi finaalsõidu lõpuni. Liider jätkuvalt Paul Aron. Aleksander Viljajev on löögi all ja läheb 2 karti sõidavad tast mööda, Viljajev pressitakse 4. ja tõuseb, Kadapik tõuseb teiseks, Viljajev läheb kohe nokkima Särje vastu, saab kõrvale, Särg järgi ei anna, aga siiski on sunnitud hetkeks alla vanduma. Nii et Viljajev on nüüd 3., Särg on 4. Ja Paul Aron jätkab liidrina, Rimmo Kadapik on nüüd tõusnud uuesti teiseks siis. Aleksander Viljajev on 3., 4. on Robin Särg. 5., 6. vastavalt siis Andreas Lootus, Marko Andreas Muru. Siis tulevad Jana-Erika Rallmann 7., 8. Romet Reisin, 9. Georg Martin Tintse, 10. Kristoffer Lepast, 11. Johan Vain ja 12. Andreas Aulik. Ja siin Muru ja Lootus omavahel heitlemas, aga Lootus ei andnud alla pidurdusmaa peal. Eelviimane ring käib, 2 ringi jääb lõpuni. Robin Särg on nüüd esikolmikust natukene maha jäänud, kas see rehv annab järgi või muskul annab järgi, võta kinni. Igatahes keskenduma peab, siin veel 1,5 ringi jääb lõpuni ja tagapool otsas alates Romet Reisinist, alates 8. kohast on 5 karti väga tihedalt koos. Viimane ring algab. Läheb möödasõidule, Rimmo Kadapik tõuseb liidriks. Paul Aron, mida teeb teises kurvis, pressib uuesti kõrvale, lähevad kõrvuti kurvi ja Paul Aron tõuseb uuesti liidriks. Rimmo Kadapik teine, siis on Aleksander Viljajev, nüüd tuleb see 4. kurv, kus on tihti peale otsustatud võistlus ja katab, venitab kaardi hästi laiaks. Rimmo Kadapik ja Paul Aron. Paul Aron liider, kui õigesti näen, aga võib-olla valesti ja seal tagapool ka number 11 on saanud mööda. Ja stardi finiši sirgel on nüüd võistlejad, finišilipp on väljas. Ja võitja on Paul Aron. Teine Rimmo Kadapik, 3. Aleksander Viljajev, 4. Robin Särg, 5. Andreas Lootus, Marko Andreas Muru. Jana-Erika Rallmann on 7. 8. Romet Reisin, 9. Johan Vain, 10. Georg Martin Tintse, 11. Kristoffer Lepaste ja 12. Andreas Aulik. Esimesed 4 mahtusid finišijoonel 0,18 sekundi sisse. Vähem kui 0,2 sekundit lahutas finišijoonel esimest ja 4. Vägev, võimas võidusõit oli. Nii et tänane võitja siis
number 3, Paul Aron, kelle vanem vend täna võistleb Saksamaa meistrivõistlustel vormel 4 klassis. Teine klassi uustulnuk, number 6, Rimo Kadapik ja kolmandaks tõrjuti siis valitsev selle klassi meister, number 111, Aleksander Vilajev. Ülikiire Robin Särg pidi seekord leppima 4. kohaga.